Harjumaa staabikaitsekompanii viis koos Harjumaa pioneeridega Harjumaa territooriumil läbi massiohjamise õppuse. Selle õppuse eesmärgiks oli anda õppivale poolele niisugust aimdust, mis asi see massirahutus on ja kuidas seda siis ohjata. Võeti läbi üksikvõitleja oskused kuni siis rühmani välja. Kui üksikvõitleja pool harjutati liikumisi, nuia kasutamist ja kõike muud vajalikku massirahutuse ohjamiseks, siis jao ja rühma tasemel vaatasime üle formatsioonid, vaatasime üle liikumised ja kuidas siis üldse struktuuris koos toimida. Ja kolmandaks õppuse etapiks oli siis kompleksharjutus. Kui me räägime massirahutuse ohjamisest ja nendest faktoritest, millega peaks arvestama just meie poolelt, siis kui me vaatame üksikvõitleja tasemest, siis kindlasti on vaja füüsilist jõudu. See on võitleja jaoks üliraske tegevus. Kui me räägime siuksest jao, rühma või siis kuskil allüksuse faktorist, siis seal peab igaüks ka arvestama, et tegu on ikkagi massiga, kes meil vastas on. Ja kui kilbid peavad koos olema, siis nad ka peavad koos olema. Ehk siis me peame üksteisega arvestama. Ja kui me räägime ka juhtimise aspektist, siis juht peab ikkagi üldpilti ablama. Kus mass on, kes seda massi mõjutab, ehk siis kes on need agressorid, kuhu see kõik võib edasi liikuda. Massirahutuse ohjamisel on väga palju ohte, millega tuleb silmitsi seista. Alates siis sellest, et see mass, kes võib tulla sulle vastu, võib sinna kilpidesse sul joosta või proovida sind maha joosta või mingil muul moel sind mõjutada. Loopides siis erinevaid detaile, mis on tahkemad ja mitte nii tahkemad. Palkidega, kuni veega, miks mitte ka mingi põlevate esemetega ja nii edasi. Et selle kõige peaks arvestama. Mida kindlasti teha ei tohiks, ma arvan see, et kui on kasutada kiivrit ja millel on ka visiirid, siis kindlasti ei tohiks visiiri eest ära võtta. Kindlasti peab arvestama sellega, et kõrval üks hetk võib olla sinu kaasvõitleja, kes on sul kõla kõrval, aga teisest hetkest ja sa ise pane ka tähele, võib olla see juba siis vastaspool, et keda sa peaksid maha suruma. Et siin peaks kiiresti reageerima ja seda olukorda jälgima. Ideaalne lahendus on see, et füüsilist kontakti üldse ei toimigi. Kuna õppuse eesmärk oli õppuritele anda ikkagi aimu, kuidas füüsiliselt see asi ka toimib, siis me eskaleerisime nii kaugele, et saime kõik detailid läbi proovida. Ehk siis nüüd antud õppuse eesmärgi osas siis meie õppiv pool oskab koostöös PPA-ga antud olukordi lahendada.